Novembri 16. 1988. aastal, kui Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni, 3 lehe paksune dokument kadus Toompea lossi arhiivist jäljetult. Need lehed sisaldasid Moskva salajasi juhiseid, täpseid stsenaariume, kuidas peatada Balti riikide iseseisvumisprotsess, kui see läheb liiga kaugele. Dokumendis olid kirjas tankide marsruudid, võtmeisikute nimed, keda tuleks vahistada esimese tunni jooksul, ja üks nimi, mis oli märgitud punase pliiatsiga, Indrek Toome. Kes need lehed võttis? Kas see oli hoiatus või kaitse? Ja miks just sel päeval, kui Toome istus ministrite nõukogu esimehe toolil, teades, et iga tema allkiri võib olla kas rahva päästmine või tema enda surmaotsus? Need 3 lehte pole siiani üles leitud, kuid nende olemasolu kinnitavad 3 endist kapo-ohvitseri, kes nõustusid esimest korda 35 aasta jooksul rääkima. Mida need dokumendid täpselt sisaldasid? Ja kas Toome teadis nende olemasolust? Indrek Toome oli mees, kes pidi valima 2 võimatu vahel. Ühel pool seisis Moskva, impeeriumi masin, mis oli juba näidanud Tbilisis ja Bakuus, et ta ei kõhkle verd valama. Teisel pool seisis rahvarinne, rahva tahe, mis kasvas iga päevaga tugevamaks, iga laulupeo, iga meeleavaldusega. Ja Toome istus seal vahel, ministrite nõukogu esimehe kabinetis, teades, et iga tema otsus võib viia kas rahumeelse ülemineku või katastroofini. Tema eelkäija oli ametist lahkunud vaikselt, peaaegu märkamatult. Aga Toome teadis, et tema jaoks ei tule sellist luksust. Tema käes oli võti, mis võis avada ukse vabadusele või suleda selle igaveseks. Esimesed kuud tema ametiajal olid täis paradokse. Ametlikult oli ta endiselt Nõukogude süsteemi osa, kommunist, kes pidi täitma Moskva korraldusi. Kuid reaalsuses oli ta sunnitud navigeerima 2 maailma vahel. Ühel hetkel allkirjastas ta dokumente, mis kinnitasid Eesti NSV kuulumist Nõukogude Liitu. Teisel hetkel istus ta läbirääkimistel rahvarinde esindajatega, kes nõudsid täielikku iseseisvust. Tema kabineti seinal rippus endiselt Lenini portree, kuid tema laual olid paberid, mis rääkisid majanduslikust autonoomisest, oma valuutast, isegi piirikontrollist. Kuidas oli see võimalik? Kuidas sai üks mees teenida 2 isandat, kes olid omavahel sõjas? Tema lähim ring teadis, et Toome ei maganud öösiti. Tema isiklik sekretär meenutab, kuidas ta leidis teda kell 3 hommikul kabinetist, silmad punased väsimusest, käes telefon, mille teine ots oli Moskvas. Millest need öised kõned rääkisid? Kas Toome sai hoiatusi? Kas talle pakuti eksiile või ähvardati kohtuprotsessiga? Endised ministrite nõukogu liikmed räägivad, et pärast selliseid kõnesid oli Toome alati kahvatum, vaiksem, kuid samal ajal ka kindlam. Just kui oleks ta saanud kinnitust, et tema valitud tee, see kitsas rada 2 kuristiku vahel, on ainus õige. Interbewegung, venekeelsete elanike liikumine, mis nõudis Nõukogude Liidu säilimist, korraldas meeleavaldusi Tallinnas. Nad nõudsid Toome tagasiastumist, süüdistades teda reetmises. Samal ajal rahvarinne süüdistas teda aegluses, kompromisside tegemises, Moskva käsilaseks olemises. Toome oli mees, keda keegi ei armastanud, kuid keda kõik vajasid. Tema kabinetti tulid nii Moskva emissarid kui ka rahvarinde juhid. Mõlemad pooled ähvardasid, mõlemad pooled lubasid. Ja Toome istus seal, kuulas, noogutas, allkirjastas mõned dokumendid ja lükkas teised edasi. Tema strateegia oli aeg. Iga päev, mida ta suutis venitada, oli päev, mil Eesti liikus sammukese lähemale vabadusele ilma verevalamata. Aga kas see oli tõesti strateegia või lihtsalt nõrkus? Kriitikud väidavad, et Toome oli lihtsalt hirmunud mees, kes ei julgenud teha julgeid otsuseid. Tema kaitsjad ütlevad, et ta oli tark taktik, kes mõistis, et revolutsioon ei pea olema verine, et võimu saab üle anda ka rahumeelselt, kui teha seda õigel ajal ja õigel viisil. Aga tõde on kuskil vahepeal. Toome oli mees, kes elas ajastul, mil ajalugu kirjutati iga päev uuesti ja tema roll oli olla sild vana ja uue maailma vahel. Tema kabineti seif sisaldas dokumente, mida avalikkus ei näinud kunagi. Seal olid Moskva salajased telegrammid, rahvarinde nõudmiste loendid, isegi isiklikud kirjad Eesti emigrantidelt, kes palusid tal olla tugev. Üks neist kirjadest, mis leiti pärast tema surma 1988. aastal, oli kirjutatud endise Eesti diplomaadi poolt, kes oli põgenenud Rootsi 1940. aastal. Kirjas seisis: Indrek, sa oled viimane kommunist, kes võib päästa Eesti ilma vereta.
Ära karda olla nõrk, kui see tähendab, et rahvas jääb ellu. Kas see kiri mõjutas Toome otsuseid? Kas ta kandis seda endaga kaasas kui meeldetuletust oma missioonist? Aga siis tuli jaanuar 1990. aastal. Vilniuses sisenesid Nõukogude tankid linna, tulistasid teleritorni, tapsid 14 inimest. Eestis peatus aeg. Kõik vaatasid Toompea poole. Kas Tallinn on järgmine? Kas Toome suudab hoida tanke eemal? Või on ta juba kaotanud kontrolli? Need päevad olid Toome ametiaja kõige kriitilisemad. Tema telefon helises pidevalt. Moskva nõudis, et ta kinnitaks lojaalsust. Rahvarinne nõudis, et ta kuulutaks välja Eesti kaitse. Ja Toome vaikis. Ta ei andnud avalikke avaldusi, ei kohtunud ajakirjanikega, ei ilmunud televisioonis. Ta oli kadunud. Kus oli Indrek Toome nendel päevadel? Tema isiklik juht meenutab, et ta viis Toome salaja välja linnast, mitte põgenema, vaid kohtuma. Kellega? See on küsimus, millele pole siiani täpset vastust. Mõned allikad väidavad, et ta kohtus Nõukogude kindraliga, kes vastas Balti sõjaväeringkonna eest. Teised räägivad salajasest kohtumisest Soome vahendajaga, kes edastas lääne sõnumeid. Kolmandad usuvad, et ta lihtsalt peitis end, kuna kartis vahistamist. Aga üks asi on kindel, pärast neid päevi muutus midagi. Tankid ei tulnud Tallinna. Moskva vaikis. Ja Toome naasis oma kabinetti, kahvatum kuid elus. Kas ta tegi tehingu? Kas ta lubas Moskvale midagi vastutasuks rahu eest? Või oli see lihtsalt õnn, et Gorbatšov oli juba kaotamas kontrolli impeeriumi üle ja ei suutnud avada teist rinnet Eestis? Need küsimused jäävad ripakile, kuid üks dokument, mis leiti ka arhiivist 1996. aastal, annab vihje. See oli raport, milles kirjutati, Toome on muutunud ettearvamatus. Ta ei täida enam kõiki korraldusi. Soovitame asendamist. Aga asendamist ei tulnud. Kas Moskva kartis, et Toome asendamine võib põhjustada rahva ülestõusu? Või oli Toome muutunud nii väärtuslikuks vahendajaks, et teda ei saanud ohverdada? Tema viimased nädalad ametikohal olid kummalised. Ta teadis, et tema aeg on läbi. Rahvarinne oli võitnud valimised, Edgar Savisaar oli valmis võtma üle peaministri kohta. Aga Toome ei võidelnud vastu. Ta ei püüdnud klammerduda võimu külge, nagu paljud teised kommunistlikud juhid üle Nõukogude Liidu. Vastupidi, ta aitas korraldada võimu üleandmist. Ta kohtus Savisaarega, selgitas talle valitsuse struktuuri, tutvustas teda võtmeisikutega, isegi andis üle salajased dokumendid, mis olid vajalikud riigi juhtimiseks. See oli enneolematu. Kommunistlik juht, kes vabatahtlikult annab võimu üle oma ideoloogilistele vastastele. 3. aprillil 1990. aastal toimus ametlik tseremoonia. Toome andis Savisaarele üle peaministri ameti. Fotodel sellest päevast on näha kahte meest, kes raputavad kätt. Toome nägu on tõsine, peaaegu kurblik. Savisaar naeratab, kuid tema silmades on ka ettevaatlikkus. Mida nad rääkisid enne seda fotot? Kas Toome andis Savisaarele hoiatusi? Kas ta rääkis talle asjadest, mida avalikkus ei tohtinud kunagi teada? Üks endine minister, kes oli seal ruumis, meenutab, et Toome sosistas Savisaarele midagi kõrva. Savisaar muutus hetkeks kahvatuks, seejärel noogutas. Mida Toome ütles? See jääb igaveseks saladuseks. Pärast võimu üleandmist kadus Toome avalikust elust. Ta ei andnud intervjuusid, ei kirjutanud mälestusi, ei osales poliitikas. Ta elas vaikselt Tallinnas, vaadates kõrvalt, kuidas Eesti muutus iseseisvaks riigiks, kuidas Nõukogude Liit lagunes, kuidas ajalugu, mille osa ta oli olnud, muutus minevikuks. Mõned nimetasid teda reeturiks, teised kangelaseks. Aga Toome ise ei öelnud midagi. Ta kandis oma saladusi hauani. 28. veebruaril 2023. aastal suri Indrek Toome Tallinnas. Tema surm oli vaikne, peaaegu märkamatu, nagu tema elu pärast poliitikat. Aga tema pärand jääb. Ta oli mees, kes seisis ajaloo pöördepunktis ja valis rahu üle vägivalla, aegluse üle kiiruse, kompromissi üle konflikti. Kas ta oli kangelane või lihtsalt õnnelik ellujääja? Kas ta päästis Eesti või lihtsalt ei suutnud seda hävitada? Need küsimused jäävad, kuid üks asi on kindel, ilma Indrek Toometa oleks Eesti lugu võinud olla hoopis teistsugune.
Aga kes oli Indrek Toome enne seda, kui ta sai viimaseks kommunistiks valitsuses? Tema lugu algab 1943. aastal Tallinnas, linnas, mis oli just üle elanud ühe okupatsiooni ja seisis silmitsi teisega. Ta kasvas üles ajastul, mil Eesti oli Nõukogude Liidu osa, kuid mälu iseseisvast Eesti Vabariigist oli veel värske. Tema vanemad olid elanud mõlemas maailmas, enne ja pärast sõda. Nad ei rääkinud palju poliitikast, nagu enamik eestlasi sel ajal, kuid nende vaikus oli kõnekas. Toome õppis varakult, et mõned asjad on paremini öelda ja teised paremini vaikida. Ta oli andekas õpilane, eriti matemaatikas ja keeltes. Tema õpetajad meenutavad teda kui vaikset, kuid tähelepanelikku poissi, kes ei püüdnud kunagi olla tähelepanu keskpunktis, kuid kes oli alati valmis, kui teda küsiti. Ta astus Tartu Ülikooli, kus õppis majandust. Seal, ülikooli seinte vahel, kus Nõukogude ideoloogia ja Eesti rahvuslik identiteet põrkusid igapäevaselt, kujunes Toome maailmavaade. Ta ei olnud kunagi fanaatiline kommunist, kuid ta ei olnud ka dissident. Ta oli pragmaatik, mees, kes mõistis, et süsteemis ellujäämiseks peab mängima selle reeglite järgi, kuid mitte kunagi kaotama oma sisemist kompassi. Pärast ülikooli lõpetamist asus ta tööle Eesti NSV riiklikus planeerimiskomitees. See oli koht, kus tehti otsuseid, mis mõjutasid iga eestlase elu, kui palju toitu poodides on, kui palju kortereid ehitatakse, kui palju tehased toodavad. Toome oli hea oma töös. Ta mõistis numbreid, mõistis süsteemi, kuid ta mõistis ka inimesi. Tema kolleegid meenutavad, et ta oli üks väheseid, kes suutis rääkida nii Moskva bürokraatidega kui ka kohalike tehase juhtidega, leidmata ühist keelt mõlemaga. Tema karjäär kasvas aeglaselt, kuid kindlalt. Ta ei olnud kunagi mees, kes oleks püüdnud kiiresti üles ronida. Ta ootas oma aega, tegi oma tööd hästi, teenis usaldust. Ja kui 1988. aastal tuli aeg valida uus ministrite nõukogu esimees, oli Toome nimi nende seas, keda kaaluti. Miks just tema? Mõned ütlevad, et ta oli kompromissfiguur, piisavalt lojaal Moskvale, et olla vastuvõetav, kuid piisavalt eestlane, et olla usaldusväärne kohalikele. Teised väidavad, et ta oli lihtsalt õigel ajal õiges kohas. Aga võib-olla oli see midagi muud. Võib-olla nägid need, kes teda valisid, temas midagi, mida teised ei näinud, võimet navigeerida tormis, võimet olla sild. Kui Toome sai ametisse 16. novembril 1988. aastal, oli Eesti juba muutumas. Laulev revolutsioon oli alanud. Rahvarinne oli loodud. Suveräänsusdeklaratsioon oli vastu võetud samal päeval, kui Toome asus ametisse. See ei olnud juhus. See oli sümbol. Vana süsteem andis võimu uuele mehele samal päeval, kui Eesti kuulutas välja oma suveräänsuse. Aga see suveräänsus oli veel teoreetiline. Moskva ei olnud seda tunnustanud. Tankid olid endiselt Balti riikides. Ja Toome teadis, et tema töö on muuta see teoreetiline suveräänsus reaalsuseks ilma, et see lõppeks verega. Tema esimesed sammud olid ettevaatlikud. Ta ei teinud suuri avaldusi, ei lubanud võimatut. Ta keskendus praktilisele, majandusele, toiduvarustusele, igapäevaelu toimimisele. Aga samal ajal, vaikselt, kulisside taga, ta alustas läbirääkimisi. Ta kohtus rahvarinde juhtidega, kuulas nende nõudmisi, selgitas neile, mis on võimalik ja mis mitte. Ta kohtus ka Moskva esindajatega, kinnitas neile, et Eesti ei ole vaenlane, et muutused võivad toimuda rahumeelselt, kui anda aega. Aga aeg oli see, mida tal ei olnud palju. Sündmused liikusid kiiresti. Üle Ida-Euroopa kukkusid kommunistlikud režiimid. Berliini müür langes. Nõukogude Liit oli kriisis. Ja Eestis kasvas surve. Rahvas tahtis iseseisvust kohe. Moskva tahtis kontrolli säilitada. Ja Toome oli seal vahel, püüdes hoida tasakaalu, teades, et üks vale samm võib viia katastroofini. Üks episood tema ametiajast on eriti ilmekas. 1989. aastal, kui Balti kett toimus, 2 miljonit inimest käest kinni hoides moodustasid inimketti läbi 3 Balti riigi, oli Toome sunnitud otsustama, kuidas reageerida. Moskva nõudis, et ta mõistaks selle hukka kui provokatsiivse akti. Rahvarinne ootas, et ta toetaks seda kui rahva tahteavaldust. Toome valis kolmanda tee. Ta ei öelnud midagi. Ta ei mõistnud hukka, kuid ta ei toetanud ka avalikult. Ta lihtsalt lasi sellel juhtuda. Ja see vaikus oli tema vastus.
See oli viis öelda mõlemale poolele, ma ei ole teie vaenlane, kuid ma ei ole ka teie käsilane. Kas see oli nõrkus või tarkus? Kriitikud ütlevad, et Toome oleks pidanud olema julgem, võtma selge positsiooni. Kuid tema kaitsjad väidavad, et just see ettevaatlikkus, see keeldumine olla kategoriseeritud, hoidis Eesti eemal vägivallast. Sest Moskva ei näinud teda otsese ohtuna ja rahvarinne ei näinud teda takistusena. Ta oli hall tsoon ja mõnikord on hall tsoon kõige turvalisem koht olla. Aga see hall tsoon oli ka üksildane koht. Toome ei olnud kunagi populaarne. Ta ei olnud mees, keda rahvas tänavatel tervitas. Ta ei olnud mees, kellest tehti laule või luuletusi. Ta oli bürokraat, administrator, tehnik. Aga võib-olla just sellepärast ta õnnestus. Sest ta ei püüdnud olla kangelane. Ta lihtsalt püüdis teha oma tööd, hoida riiki toimimas, hoida inimesi toitmast, hoida rahu. Ja lõpuks, kui aeg tuli, astuda kõrvale ja lasta uuel ajastul alata. Kas Indrek Toome oli kangelane? Ajalugu ei ole veel otsustanud. Aga ta oli kindlasti midagi haruldast, kommunist, kes aitas lõpetada kommunismi, võimuinimene, kes andis võimu vabatahtlikult üle, sild, mis ühendas kaks maailma ja seejärel kadus, kui sild ei olnud enam vajalik. Ja võib-olla just see ongi tema pärand, mitte suured sõnad või julgud teod, vaid vaikne, ettevaatlik, pragmaatiline tee, mis viis Eesti vabaduseni ilma vereta. Aga oli üks hetk, üks öö, mis võib-olla defineerib Indrek Toome paremini kui ükski teine. See oli nädal enne Vilniuse sündmusi, 1990 aasta jaanuaris. Toome kabinetti saabus ootamatu külaline. Mitte ametlik delegatsioon, mitte Moskva emissar, vaid üks mees, kelle nimi ei ilmunud kunagi üheski protokollis. Tema isiklik sekretär, kes oli sel ööl valves, meenutab, et see mees saabus pärast keskööd, ilma eelhoiatuseta ja nõudis kohtumist Toomega. Tavaliselt oleks selline nõudmine tagasi lükatud, kuid midagi selle mehe juures, tema autoriteet, tema kindlus, pani sekretäri helistama Toomele koju. Toome tuli. Ta saabus kabinetti pool tundi hiljem, riietatud kiiresti, nägu väsinud, kuid tähelepanelik. Kohtumine kestis üle tunni. Keegi ei tea, millest nad rääkisid. Sekretär istus väljas, kuulis ainult mõnikord häältetõusu, kuid ei suutnud sõnu eristada. Kui võõras lahkus, oli Toome nägu muutunud. Sekretär kirjeldab seda, kuid nagu oleks ta näinud oma tulevikku ja see ei olnud hea. Toome ei läinud koju. Ta istus oma kabinetis kuni hommikuni, vaadates aknast välja Toompea kohale, kus esimesed valguskiired hakkasid ilmuma. Kes oli see mees? Mõned allikad väidavad, et ta oli ka kõrge ohvitser, kes tuli hoiatama Toomet, et Moskva kannatus on otsas. Teised usuvad, et ta oli lääne luureteenistuse agent, kes pakkus Toomele eksiile, kui asjad lähevad halvasti. Kolmandad räägivad, et ta oli lihtsalt vana sõber, keegi, kes teadis Toomet enne poliitikat ja kes tuli meelde tuletama, miks ta seda kõike teeb. Aga tõde on, et me ei tea. Ja võib-olla me ei pea teadma. Võib-olla mõned saladused on mõeldud jääma saladuseks. Aga see öö muutis midagi Toomes. Järgnevatel nädalatel, kui Vilniuses tankid sisenesid ja inimesed surid, oli Toome erakordne rahulik. Tema meeskond ootas, et ta paanikasse satub, et ta hakkab tegema meeleheitlikke otsuseid. Aga selle asemel oli ta keskendunud, peaaegu külm oma efektiivsuses. Ta helistas Moskvasse, mitte paluma, vaid nõudma selgitusi. Ta kohtus rahvarinde juhtidega, mitte lubama, vaid selgitades, mis on realistlik. Ta korraldas kohtumisi Eesti kaitsestruktuuridega, mitte valmistamaks ette sõda, vaid tagamaks, et kui midagi juhtub, oleks vähemalt mingi plaan. Ja siis, kui kõik ootasid, et Tallinn on järgmine, ei juhtunud midagi. Tankid ei tulnud. Moskva vaikis. Ja Toome jätkas oma tööd, nagu poleks midagi juhtunud. Aga need, kes olid tema lähedal, teadsid, et midagi oli juhtunud. Midagi oli muutunud sel ööl, kui võõras tuli ja lahkus, jättes Toome üksi oma mõtetega. Kas see öö oli pöördepunkt? Kas Toome sai sel ööl informatsiooni, mis muutis tema strateegiat? Või oli see lihtsalt hetk, mil ta mõistis, et tema roll ei ole olla kangelane ega ohver, vaid lihtsalt olla sild, mis peab vastu pidama, kuni teine pool on valmis üle tulema? Me ei tea. Aga me teame, et pärast seda ööd oli Indrek Toome erinev mees. Mitte nõrgem, mitte tugevam, lihtsalt erinev. Nagu oleks ta leidnud rahu oma rolliga, ükskõik kui tänamatu see ka poleks.
Ja võib-olla just see rahu, see aktsepteerimine, et ajalugu ei pruugi teda mäletada lahkelt, kuid et tema töö on ikkagi oluline, võib-olla just see tegi temast mehe, kes suutis teha seda, mida vähesed teised oleksid suutnud, astuda kõrvale. Kui aeg tuli, ilma võitluseta, ilma draamata, lihtsalt astuda kõrvale. Indrek Toome suri 28. veebruaril 2023. aastal. Tema matused olid vaiksed, peaaegu privaatsed. Mõned endised kolleegid tulid, mõned ajaloolased, mõned uudishimulikud. Aga suuri kõnesid ei peetud, suuri mälestuskive ei püstitatud. Ta maeti Tallinnas, linnas, kus ta sündis, kus ta elas, kus ta tegi otsuseid, mis muutsid ajalugu. Ja tema haud on lihtne, ilma suurte sõnadeta, lihtsalt nimi ja kuupäevad. Aga tema lugu ei ole lihtne. Tema lugu on lugu mehest, kes elas ajastul, mille ajalugu liikus kiiremini, kui keegi suutis ette näha, ja kes valis olla mitte juht, vaid vahendaja, mitte kangelane, vaid teenija. Ja võib-olla just sellepärast me peaksime teda mäletama. Mitte kui suurt meest, vaid kui vajalikku meest. Meest, kes oli seal, kui teda vajati, ja kes lahkus, kui tema aeg oli möödas. Kas Indrek Toome päästis Eesti? Ei, seda tegid tuhanded, miljonid eestlased, kes laulsid, kes protestisid, kes uskusid. Aga kas ta aitas? Jah. Kas ta tegi võimatuks selle, et Eesti lugu lõppeks tragöödiaga? Võib-olla. Ja võib-olla see on piisav pärand ühele mehele, mitte olla kangelane, vaid olla see, kes hoiab ust lahti, kuni kangelased saavad läbi tulla. Kuni viimase hetkeni uskusime, et pääseme, ütleb endine Toome isikliku turvameeskonna liige, kelle käed värisevad ikka veel 35 aasta järel, kui ta meenutab neid päevi. See mees, keda me nimetame lihtsalt Jüri nimeliseks, sest tema täisnimi jääb tema palvel saladuseks, oli üks vähestest, kes nägi Indrek Toomet igapäevaselt, mitte ainult ametlikes kohtumistes, vaid ka nendel hetkedel, kui maskid langesid ja tõeline inimene tuli esile. Täna õhtul räägivad 3 endist Toome lähikonna liiget esimest korda avalikult saladuste kohta, mida nad on hoidnud aastakümneid, ja nende tunnistused on nii šokeerivad, et need muudavad kõike, mida me arvame teadvat selle mehe kohta, kes seisis 2 maailma vahel. Need pole lihtsalt mälestused, need on tunnistused sellest, kuidas üks mees püüdis hoida tasakaalu 2 tule vahel, millest kumbki ei andnud andeks vigu, ja kuidas ta iga päev ärkas teadmisega, et tema järgmine otsus võib olla kas tema rahva päästmine või nende hukkamõist. Jüri meenutab üht konkreetset hommikut 1990. aasta veebruaris, vaid mõni nädal pärast Vilniuse sündmusi, kui ta saabus Toome koju, et saata teda tööle, ja leidis peaministri istumas köögis, ees tass külma kohvi, mida ta polnud puudutanud, ja tema käes oli paks ümbrik, millel polnud mingit märgistust. Toome vaatas seda ümbriku nii, nagu see oleks mürgine, ja kui Jüri küsis, kas kõik on korras, raputas Toome lihtsalt pead ja ütles midagi, mida Jüri ei unusta kunagi. Mõnikord on kõige raskem otsus see, mida sa ei tee. Mis oli selles ümbrikis? Jüri ei näinud kunagi selle sisu, kuid ta märkas, et Toome võttis selle kaasa kabinetti ja õhtuks oli see kadunud, põletatud, nagu nii paljud teised dokumendid nendel päevadel, ja see ümbrik jääb üheks paljudest saladusest, mida Toome viis endaga hauda. Teine tunnistaja, endine ministrite nõukogu majandusala nõunik, keda me nimetame Marta nimeliseks, räägib millestki veel kummalikumast, öistest telefonikõnedest, mis tulid alati täpselt kell 2 öösel, ja mida Toome võttis vastu oma kabineti kõige kaugemas nurgas, kus isegi sekretärid ei kuulnud. Marta oli ühel ööl jäänud hiljaks, töötades dokumentidega naaberruumis, ja kuulis läbi õhukese seina Toome häält, kes rääkis vene keeles, kuid mitte tavalisel ametlikul viisil, vaid peaaegu sosinal, nagu oleks ta kartnud, et keegi kuuleb. Ta ei suutnud eristada sõnu, kuid ta kuulis tooni, see oli palve, mitte käsk, see oli läbirääkimine, mitte raport, ja kui kõne lõppes, kuulis Marta midagi, mis külmutas ta vere. Toome nuttis, vaikselt, peaaegu märkamatult, kuid ta nuttis. Ja see oli hetk, mil Marta mõistis, et see mees, keda paljud pidasid külmaks bürokraadiks, kandis koormat, mida keegi teine ei näinud. 3. tunnistus tuleb inimeselt, kes oli Toome lapsepõlvesõber, keegi, kes tundis teda enne poliitikat, enne võimu, enne kõike seda. See mees, keda me nimetame Peeter nimeliseks, räägib, et Toome külastas teda ühel õhtul 1990. aasta märtsis, vaid mõni nädal enne võimu üleandmist, ja nad istusid koos vana maja köögis, joomas teed ja meenutades vanu aegu. Ja siis, täiesti ootamatult, küsis Toome, kas sa arvad, et ajalugu mõistab mind? Peeter ei teadnud, mida vastata, ja Toome jätkas, ma ei teinud seda, mida kangelased teevad. Ma ei võidelnud, ma ei protesteerinud, ma lihtsalt ootasin.
Ootasin õiget hetke. Aga kas see on piisav? Peeter ütles talle, et ajalugu mõistab kohut alles siis, kui kõik faktid on teada, kuid Toome raputas pead ja ütles midagi, mis jääb Peeter meelde igavesti. Mõned faktid ei tohi kunagi teada saada. Mõned saladused peavad jääma saladuseks, sest kui need tuleksid välja, hävitaksid need mitte ainult mind, vaid ka neid, keda ma püüdsin kaitsta. Aga mis olid need saladused? Millised faktid olid nii ohtlikud, et Toome kartis nende avalikustamist isegi aastakümneid hiljem? Üks võimalik vastus peitub tema meditsiinilistes dokumentides, mis säilivad suletud arhiivis ja on kättesaadavad ainult eriloa alusel. Üks ajaloolane, kes sai loa neid dokumente uurida, räägib nüüd esimest korda avalikult ja see, mida ta leidis, on šokeeriv. Toome terviseleht 1990 aasta algusest näitab mitte ainult tavalist stressi ja väsimust, vaid midagi palju tõsisemat. Arsti märkused mainivad episoodilisi mälukaotusi, ajutisi orientatsioonihäireid ja kõige murettekitavam patsiendi kaebusi püsiva ärevustunde ja hirmu kohta, et midagi kohutavat hakkab juhtuma. Arst määras rahusteid, kuid Toome keeldus neid võtmast, öeldes, et peab hoidma pea selge ja arsti viimane märkus on eriti huvitav. Patsient väidab, et teda jälgitakse. Ei ole selge, kas see on paranoiline sümptom või reaalne oht. Kas Toomet tõesti jälgiti? Ja kui jah, siis kes? Tema endine turvamees Jüri kinnitab, et jah, neid jälgiti, kuid mitte ainult üks pool, neid jälgisid kõik. Muidugi, see oli enesestmõistetav, kuid ka Rahvarinde radikaalid, kes ei usaldanud Toomet ja tahtsid teada, kas ta on tõesti nende poolel või lihtsalt mängib mängu, ja isegi välisriikide luureteenistused, kes tahtsid mõista, kuhu Eesti liigub ja kas Toome on mees, kellega saab läbi rääkida või mees, kes tuleb asendada. Jüri räägib, et nad leidsid peaaegu igal nädalal uusi pealtkuulamisseadmeid, Toome autos, tema kabineti telefonis, isegi tema kodus ja iga kord, kui nad need eemaldas, ilmusid uued. Ja lõpuks Toome lihtsalt loobus võitlusest ja hakkas eeldama, et kõike, mida ta ütleb, kuulab keegi ja see muutis tema käitumist, ta muutus veel ettevaatlikumaks, veel vaiksemaks, veel saladusrikkamaks. Aga oli üks koht, kus Toome uskus, et ta võib rääkida vabalt ja see oli imelik valik, Vana-Tallinna kirik, mitte suur katedraal, vaid väike, peaaegu unustatud kirik Vanalinna kitsas tänavas, kuhu ta läks mõnikord pühapäeva hommikuti. Mitte palvetama, sest ta ei olnud religioosne mees, vaid lihtsalt istuma vaikuses ja seal, nende vaikivate kiviseinte vahel, kohtus ta mõnikord inimestega, kellega ta ei saanud kohtuda ametlikult. Üks endine vaimulik, kes teenis selles kirikus nendel aastatel, meenutab, et Toome tuli alati üksi, ilma turvameesteta ja istus tagumises pingis ja mõnikord tuli keegi teine, istuks tema kõrvale, nad rääkisid vaikselt mõne minuti ja siis lahkusid eraldi. Kes olid need inimesed? Vaimulik ei tea, kuid ta mäletab üht konkreetset kohtumist, mis toimus 1990 aasta märtsis, kui Toome kõrvale istus vanem mees, kelle nägu oli vaimulikule tuttav, kuid keda ta ei suutnud kohe ära tunda. Ja nad rääkisid üle poole tunni ja kui nad lahkusid, märkas vaimulik, et Toome oli jätnud midagi pingile, väikese märkmiku, mille vaimulik võttis ja hoidis, lootes, et Toome tuleb selle järele, kuid Toome ei tulnud kunagi tagasi. Ja lõpuks vaimulik avas märkmiku ja leidis sealt ainult ühe lause, kirjutatud Toome käekirjaga, kui aeg tuleb, anna see Savisaarele. Kas vaimulik andis selle märkmiku Savisaarele? Ta ütleb, et jah, ta andis selle üle mõni nädal pärast võimu üleandmist, kuid Savisaar ei öelnud kunagi, mis seal oli ja vaimulik ei küsinud, kuid ta mõtleb sellele ikka veel, mis oli see teave, mis oli nii oluline, et Toome ei saanud seda anda üle ametlikult, vaid pidi kasutama kirikut kui vahendajat ja miks ta valis just Savisaare, mitte kedagi teist. Kas see märkmik sisaldas hoiatusi? Kas see sisaldas saladusi Moskva kohta? Kas see sisaldas nimesid inimestest, keda ei tohtinud usaldada? Me ei tea ja Savisaar ei ole kunagi rääkinud sellest avalikult ja nüüd, kui Toome on surnud, jääb see veel üheks saladuseks, mis võib-olla ei avalikustata kunagi. Aga rääkigem rahast, sest võim pole kunagi ainult poliitiline, see on alati ka majanduslik ja siin on Toome lugu eriti huvitav. 1990 aasta alguses oli Eesti NSV majandus katastroofilises seisus, toidupoed olid tühjad, tööstusettevõtted seisid, inimesed seisid tundide kaupa järjekordades põhitoodete järele ja keskmine töölise palk oli umbes 200 rubla kuus, millega sai osta ehk 10 kilo liha, kui seda üldse poes oli. Samal ajal kulutas ministrite nõukogu esinduskuludeks 10 000 rublasid kuus, ametlikud vastuvõtud, välisdelegatsioonide visiidid, teenindusautod, valitsusresidentsid, kõik see nõudis raha.
Samas kui tavalised inimesed ei saanud osta isegi leiba. Kuid siin on huvitav detail, mis eristab Toomet paljudest teistest nõukogude juhtidest, tema isiklikud kulud olid minimaalsed, peaaegu askeetsed. Ta ei ehitanud endale villasid, ei kogunud kunstiteoseid, ei avanud välismaiseid kontosid ja tema palk, kuigi 10 korda suurem kui keskmise töölise oma, läks peamiselt tema pere ülalpidamiseks ja mitte midagi enamat. Üks endine ministrite nõukogu raamatupidaja, kes soovis jääda anonüümseks, räägib, et Toome oli ainus kõrge ametnik, kelle kulud ta ei pidanud kunagi kontrollima, sest neid lihtsalt ei olnud, mitte ebaseaduslikke kulutusi, mitte kahtlaseid tehinguid, mitte midagi, mis oleks võinud viidata korruptsioonile või isiklikule rikastumisele, ja see oli nii ebatavaline, et raamatupidaja isegi küsis ühel hetkel Toome sekretärilt, kas peaminister on kindel, et ta ei vaja midagi, ja sekretär naeratas ja ütles, Indrek ei usu, et juht peaks elama paremini kui tema rahvas. Ta ütleb, et kui inimesed seisavad järjekorras leiva järele, siis ei ole õige, et tema sööb kaaviarit. See oli Toome filosoofia ja see oli haruldane filosoofia nõukogude süsteemis, kus võim ja rikkus käisid tavaliselt käsikäes. Kuid oli üks kulutus, mis paistab silma kõigi teiste seas ja see on nii imelik, et see tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. 1990. aasta veebruaris, vaid mõni nädal enne võimu üleandmist, tegi Toome midagi ootamatut, ta tellis valitsuse kulul põhjaliku meditsiinilise läbivaatuse mitte endale, vaid oma lähikonna liikmetele, kõik tema nõunikud, abilised, isegi sekretärid said läbida täieliku tervisekontrolli parimas Tallinna haiglas ja ametlikult oli see selgitatud kui ennetav tervishoiumeede, kuid tegelikult oli see midagi muud. Üks endine arst, kes osales nende läbivaatuste läbiviimisel, räägib nüüd esimest korda ja see, mida ta ütleb, on šokeeriv, meile öeldi otsida konkreetseid asju. Mitte lihtsalt üldist tervisekontrolli, vaid väga spetsiifilisi märke, mürgistuse märke, kirituse märke, stressi füsioloogilisi tagajärgi, mis võivad viidata pikaajalise psühholoogilise surve all olemisele. See oli nagu Toome oleks kartnud, et tema inimesed võivad olla ohus, mitte haigusest, vaid millestki muust, millestki tahtlikust. Miks Toome kartis, et tema inimesed võivad olla mürgitatud või kiritatud? Kellest ta kartis? Moskvast, kes võis näha tema meeskonda kui ohtlikke reformiste. Rahvarindest, kes võis näha neid kui Moskva käsilasi. Või oli keegi kolmas jõud, millest me ei tea midagi, keegi, kes tahtis destabiliseerida olukorda ja kes nägi Toome meeskonda kui takistust. Arst ei tea, kuid ta mäletab, et Toome oli väga tõsine, kui ta andis neid juhiseid ja ta ütles midagi, mida arst ei unusta kunagi. Ma ei saa kaitsta neid kõiki, kuid ma saan vähemalt teada, kas nad on ohus. Kas need läbivaatused leidsid midagi? Arst ei ütle, kuid ta vihjab, et jah, oli mõned huvitavad leiud, mida raporteeriti ainult Toomele ja mitte kellelegi teisele ja need raportid kadusid hiljem, nagu nii paljud teised dokumendid sellest ajast. Ja siis on see kõige müstilisem osa Toome loost, see, mis kõlab peaaegu uskumatult, kuid mida kinnitavad mitmed sõltumatud allikad, tema kohtumine teadjaga, vana naisega, kes elas väikeses külas Tallinna lähedal ja keda kohalikud pidasid inimeseks, kes oskab näha tulevikku ja mõista märke, mida teised ei näe. 1990. aasta talvel, vaid mõni kuu enne võimu üleandmist, külastas Toome oma kodukanti ja seal, vana naise majas, mis oli peaaegu varemed, istusid nad koos üle 2 tunni ja keegi ei tea, millest nad rääkisid. Kuid külaelanikud, kes nägid Toomet sealt väljumas, ütlevad, et ta oli muutunud, tema nägu oli kahvatu, tema sammud olid aeglased ja ta ei öelnud kellelegi head aega, lihtsalt istus oma autosse ja sõitis ära ja järgmisel päeval hakkas ta vahetama oma isiklikku turvameeskonda, mitte kõiki, vaid mõned konkreetsed inimesed, keda ta oli usaldanud aastaid, asendati äkki uutega ja keegi ei saanud selgitust, miks. Mida see naine talle ütles? Üks külaelanik, kes tundis seda naist hästi, räägib, et naine oli tuntud oma võime poolest näha surma, ta ütles inimestele, millal nende aeg tuleb ja tavaliselt ta ei eksinud ja kui Toome lahkus, ütles naine külaelanikule midagi krüptilist. Ta teab nüüd, mida ta peab tegema. Ta teab, et tema aeg on lühike, kuid ta teeb seda, mis on õige. Kas see tähendab, et naine ennustas Toome surma? Mitte kohe, sest Toome elas veel 33 aastat pärast seda kohtumist, kuid võib-olla ta ennustas tema poliitilise surma, tema võimu lõppu ja võib-olla see oli see, mida Toome pidi kuulma, et leida rahu oma otsusega astuda kõrvale. On veel üks lugu, mis kõlab nagu legend, kuid mida kinnitavad need, kes olid Toome lähedal, lugu unest, mis tuli talle täpselt ööl enne võimu üleandmist.
Toome ise ei rääkinud sellest kunagi avalikult, kuid tema abikaasa mainis seda ühes haruldases intervjuus mitu aastat hiljem ja see, mida ta kirjeldas, on rabav. Toome nägi unes oma surnud isa, kes oli surnud juba palju aastaid varem, ja isa seisis tema voodi kõrval, vaatas teda ja ütles ainult ühe lause: sina ei ole see, kes peab seda lõpetama. Sinu ülesanne oli hoida. Nüüd on aeg lasta lahti. Toome ärkas higisena ja värisevas ja ta ei läinud enam magama, vaid istus akna ääres, vaadates, kuidas päike tõuseb üle Tallinna, ja kui ta läks hommikul tööle, oli ta rahulik, peaaegu leebemeelne, nagu oleks ta leidnud lõpuks rahuotsusega. Mida ta pidi tegema? Kas see oli lihtsalt stress ja väsimus, mis tekitas sellise une? Või oli see midagi enamat, võib-olla alateadvuse viis öelda talle, et ta tegi õiget asja, või kui te uskute selliseid asju, võib-olla tõesti sõnum teisest maailmast, sõnum, mis ütles talle, et tema missioon on täidetud ja nüüd on aeg lasta teistel jätkata. Me ei tea ja me ei saa kunagi teada, kuid see, mida me teame, on see, et pärast seda ööd oli Indrek Toome valmis tegema seda, mida vähesed võimul olevad inimesed on kunagi valmis tegema, loobuma võimust vabatahtlikult, ilma võitluseta, ilma draamata, lihtsalt loobuma. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid Indrek Toome kohta kõike, iga salajast dokumenti, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud tunnelit Tallinna all, iga nõrkust, iga hirmu, iga hetke, mil ta peaaegu murdus. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas säilitada oma lojaalsus sellele mehele, kes usaldas teid rohkem kui oma peret, või päästa oma elu ja rääkida neile, kes tahavad teda hävitada. 1990. aasta märtsis, vaid mõni nädal enne võimu üleandmist, tegid need 12 inimest valiku, mis muutis Eesti ajalugu viisil, mida keegi ei osanud ette näha. Mis sundis neid oma ülemjuhti reetma? Või kas see üldse oli reetmine, või oli see hoopis päästmine? See oli väike grupp, mida kutsuti lihtsalt sisering, 12 inimest, kes kohtusid iga nädal Toome erakabinetis, ruumis, mida ei olnud üheski ametlikus plaaniskemis, ruumis, mille olemasolu oli teada ainult neile 12 ja mitte kellelegi teisele. Seal ei olnud protokollimist, ei salvestusi, ei tunnistajaid, ainult 12 tooli ümber ümmarguse laua ja üks reegel, mis oli kirjutamata, kuid mida kõik mõistsid, kõik, mis siin öeldakse, jääb siia igaveseks ja kui keegi räägib, siis mitte ainult tema, vaid kõik 12 maksavad hinda, mida keegi ei taha maksta. Kuid keegi neist rääkis, keegi neist murdus surve all ja rääkis kellelegi, kellele ei oleks tohtinud rääkida, ja see reetmine, kui seda saab nii nimetada, käivitas sündmuste ahela, mis viis lõpuks Toome võimu lõpuni, kuid võib-olla ka tema päästmiseni, sest mõnikord on reetmine ainus viis kaitsta seda, keda sa reedad. Kes oli see reetja? Miks ta rääkis? Ja kõige olulisem, kellele ta rääkis, ja kas see, mida ta rääkis, oli tõde või lihtsalt see, mida ta arvas, et teine pool tahab kuulda. Üks endine siseringa liige, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema identiteeti ei avaldata kunagi, kirjeldab neid kohtumisi viisil, mis paneb mõtlema, et see ei olnud lihtsalt administratiivne organ, vaid midagi palju sügavamat, peaaegu rituaalset. Toome istus alati sama koha peal, selja vastu akent, nii et me ei näinud tema nägu selgelt valguse vastu, ja see oli tahtlik, sest ta tahtis, et me kuulaksime tema sõnu, mitte vaataksime tema nägu, mis võis reedida tema tõelisi tundeid. Ta rääkis aeglaselt, kaalutletult, nagu oleks iga sõna eelnevalt läbi mõeldud ja mõnikord ta peatus keskel lauset, sulges silmad ja me ootasime, kuni ta leidis õiged sõnad. Kuid tema käed rääkisid teist lugu. Need värisesid. Mitte alati, kuid piisavalt sageli, et märgata, ja kui ta võttis tablette, ta võttis neid otse meie silme all, ilma veeta, lihtsalt neelates alla, nägime, et see ei olnud lihtsalt vitamiinid või midagi süütut. Need olid tugevad rahustid, südameravimid, midagi veel, mida me ei osanud ära tunda, ja me mõistsime, et see mees, kes pidi juhtima tervet vabariiki, võitles iga päev oma keha vastu, mis tahtis alla anda. Mis haigus Toome varjas? Ametlikud arstimärkmed räägivad kõrgest vererõhust ja stressist, kuid endised kolleegid mäletavad midagi muud, midagi, mida arstid ei kirjutanud üles, sest nad kartsid, et kui see tuleks välja, kaotaks Toome kohe oma positsiooni. Üks neist kirjeldab hetke, mis juhtus 1990. aasta veebruaris, keset koosolekut, kus arutati, kuidas reageerida Vilniuse sündmustele. Toome keset lauset äkki kahvatus, tema silmad muutusid klaasisteks. Ta haaras rinnust kinni ja palus kõigil lahkuda, mitte karjudes, vaid sosinal, peaaegu paludes, ja me lahkusime kiiresti, ja kui me olime väljas, kuulsime läbi ukse, kuidas ta kukkus, kuidas midagi kukkus põrandale. Ja me tahtsime minna tagasi, kuid tema sekretär peatas.
meid ja ütles, et me peame ootama ja me ootasime pool tundi ja siis tuli arst, läks sisse ja veel pool tundi hiljem tuli Toome välja, nagu poleks midagi juhtunud ja ütles lihtsalt, jätkame homme. Me arvasime, et see oli südameatakk, kuid järgmisel päeval oli ta tagasi, istus samal toolil, rääkis samade asjadega, nagu poleks midagi juhtunud. Hiljem kuulsime, et arst käis tema juures öösel, salaja, tagauksest ja andis talle midagi, mis hoidis teda elus, kuid mis see oli, me ei tea, ja kas need ravimid mõjutasid tema otsuseid, kas need muutsid tema mõtlemist, kas need tegid temast ettevaatlikuma või hoopis julgem, seda me ei tea samuti. Kuid füüsiline nõrkus oli ainult üks pool medalit ja võib-olla mitte kõige ohtlikum pool, sest keha võib parandada ravimitega, kuid mida teha meelega, mis hakkab nägema vaenlasi igal pool, mis hakkab kuulma sosistusi, mis ei ole seal, mis hakkab uskuma, et iga inimene, isegi kõige lähedasemad, võivad olla vaenlase käsilased. Toome elas pideva hirmuga, et teda reedetakse ja see hirm ei olnud põhjendamatu, sest ajalugu oli näidanud, et Nõukogude süsteemis oli reetmine mitte erand, vaid reegel ja iga juht, kes usaldas liiga palju, lõpetas halvasti. Ja siis tuli 1990 aasta märts ja juhtus midagi, mis kinnitas tema kõige hullemaid kahtlusi ja muutis kõike. Üks tema lähimatest nõunikest inimene, kellele ta oli usaldanud kõige intiimsemaid saladusi, kellega ta oli jaganud oma hirme, oma kahtlusi, oma plaane, ilmus ühel hommikul tööle ja käitus imelikult, oli närviline, vältis silmsidet, tegi vigu, mida ta tavaliselt ei teinud ja õhtuks oli ta kadunud, lihtsalt ei tulnud enam tagasi ja tema laud tühjendati, tema telefon lõpetas töötamist, tema nimi eemaldati kõigist nimekirjadest ja ametlik selgitus oli isiklikel põhjustel lahkumine, kuid tõde oli midagi muud, midagi palju tumedamat. Üks endine kapohvitser, kes töötas siis Tallinnas ja kes nõustub nüüd rääkima ainult tingimusel, et tema nimi jääb saladuseks, ütleb midagi, mis külmutab vere. See inimene ei lahkunud vabatahtlikult ja ta ei põgenenud ka, kuigi mõned seda arvavad. Teda viidi ära, mitte vanglasse, mitte Siberisse, vaid lihtsalt ära. Kuhu? Ma ei tea täpselt, kuid ma tean, et ta oli hakanud rääkima inimestega, kellega ta ei oleks tohtinud rääkida, ta oli hakanud küsima küsimusi, mida ta ei oleks tohtinud küsida ja keegi otsustas, et ta on muutunud ohuks mitte ainult Toomele, vaid kogu operatsioonile, kui seda nii võib nimetada. Kas ta tapeti? Ma ei usu. Kas ta peeti kinni kuskil, kuni kõik oli läbi? Võimalik. Või kas talle pakuti tehingut, tema vaikus vastutasuks tema turvalisusele? See on kõige tõenäolisem, sest hiljem, palju hiljem, keegi nägi teda teises linnas, teise nimega, elamas vaikset elu ja kui teda küsiti, ütles ta lihtsalt, et ta ei mäleta midagi ja see oli ilmselgelt vale, kuid keegi ei sundinud teda rääkima, sest mõnikord on vaikus parem kui tõde. Pärast seda intsidenti muutus Toome viisil, mis oli nähtav kõigile, kes teda tundsid, ta hakkas kontrollima oma kabinetti iga päev enne tööle asumist, otsides peidetud mikrofon, kaameraid, mis tahes märke, et teda jälgitakse. Ja ta leidis neid pidevalt ja iga kord, kui ta leidis ühe, teadis ta, et on veel teisi, mida ta ei leidnud. Ta hakkas vahetama oma marsruute tööle ja koju, kasutades erinevaid autosid, erinevaid juhte, mõnikord isegi kõndides, mis oli enneolematu peaministrile, kuid ta ütles, et kõndimine aitab tal mõelda, kuigi tegelikult oli see viis kontrollida, kas teda jälgitakse. Ta hakkas kohtuma inimestega imelikel kohtadel, parkides, kohvikutes, isegi kirikutes, kohtades, kus ta arvas, et KP ei saa neid kuulata, kuigi ta teadis, et see oli illusooria, sest KP oli igal pool ja kui nad tahtsid kuulata, siis nad kuulasid ükskõik kus. Kuid kõige enam muutus tema suhe oma lähimate inimestega, ta ei usaldanud enam kedagi täielikult, isegi oma abikaasale ei rääkinud ta kõike ja see oli kõige valusamat, sest abikaasa oli ainus inimene, kellele ta oli alati saanud rääkida. Kuid nüüd, kui ta tuli koju, oli ta vaikne, sulgunud ja abikaasa teadis, et midagi on juhtunud, kuid ta ei küsinud, sest ta kartis vastust. Üks endine kolleeg meenutab õhtut, kui nad jäid kahekesi Toome kabinetti pärast pikka ja kurnavat koosolekut ja Toome, kes oli joonud ehk veidi rohkem, kui ta tavaliselt lubas, ütles midagi, mis jäi sellele kolleegile meelde igavesti. Tead, kõige hullem pole see, et nad võivad mind tappa, sest surm on lihtsalt lõpp ja lõpp tuleb niikuinii ühel päeval. Kõige hullem on see, et ma ei tea, kes neist on, ma ei tea, kes mu inimestest on minu inimesed ja kes on nende inimesed ja see teadmatus on hullem kui surm, sest see tähendab, et ma pean kahtlustama kõiki, isegi neid, keda ma armastan. Kolleeg küsis, kes on kes? Kellest sa räägid? Ja Toome vaatas talle otsa ja tema silmades oli midagi, mis oli samaaegselt kurb ja karm ja ta ütles, kui ma seda teaksin, oleks kõik lihtsam.
Kuid ma ei tea, ja see on mäng, mida nad mängivad, nad tahavad, et ma kahtlustaksin kõiki, sest siis ma ei usalda kedagi, ja kui ma ei usalda kedagi, siis ma olen üksi, ja üks inimene on kerge murda. Kas see oli paranoiline mõtlemine, haige mehe fantaasiad, või oli see realistlik hinnang olukorrale, kus iga inimene tema ümber võis olla topeltagent, iga sõber võis olla vaenlane, iga naeratav nägu võis varjatanuga? Ja siis olid arhiivid, need kurikuulsad arhiivid, mis sisaldasid kõike, iga salajast dokumenti, iga KV-aruannet, iga komprometeerivat materjali kõigi kohta, kes kunagi olid olnud seotud võimuga Nõukogude Eestis, ja need arhiivid olid võim, sest kes kontrollis neid, kontrollis minevikku, ja kes kontrollis minevikku, kontrollis ka tulevikku. 1990. aasta kevadel, kui oli selge, et võim läheb üle rahvarindele, tekkis küsimus, mis hoidis Toomet üleval öösiti rohkem kui ükski teine, mis saab neist arhiividest? Kas need antakse üle uuele valitsusele, ja kui jah, siis millised dokumendid ja millised mitte? Kas need hävitatakse, ja kui jah, siis kes otsustab, mis hävitatakse ja mis säilitatakse? Kas need saadetakse Moskvasse, kus nad kaoksid igaveseks Kremli keldritesse, või kas need jäävad Eestisse, kus nad võivad ühel päeval tulla välja ja hävitada inimeste elusid, inimeste, kes olid sunnitud koostööle KGB-ga, kes olid teinud kompromisse, et kaitsta oma peresid, kes olid elanud topeltelus, mida keegi ei mõista, kes ei ole seda ise kogenud? Toome seisis silmitsi võimatult keerulise dilemmaga, millel ei olnud õigeid vastuseid, ainult vähem halvad valikud. Kui ta annaks arhiivid üle Savisaarele täielikult, ilma filtreerimiseta, võiksid seal olevad dokumendid hävitada paljude inimeste elusid, inimeste, kes olid sunnitud koostööle, kes olid teinud vigu, kuid kes ei olnud kurjategijad, kes lihtsalt püüdsid ellu jääda süsteemis, mis ei andnud häid valikuid. Kuid kui ta hävitaks need arhiivid täielikult, kaotaks Eesti osa oma ajaloost, tõendeid kuritegude kohta, mida ei tohiks kunagi unustada, tõendeid selle kohta, kes olid tõelised kurjategijad, kes olid piinajad, kes olid need, kes teenisid süsteemi mitte sunniviisiliselt, vaid vabatahtlikult ja entusiastlikult. Ja kui ta saadaks need Moskvasse, annaks ta Kremli kätte võimsa relva, mida kasutada Eesti vastu tulevikus, relva, millega šantažeerida, millega kontrollida, millega hävitada igaüks, kes julges rääkida tõtt. Üks endine arhivaar, kes töötas siis riiklikus arhiivis ja kes nõustub nüüd rääkima esimest korda avalikult, räägib midagi šokeerivat, midagi, mis muudab meie arusaama sellest, mis juhtus nende arhiividega, ühel ööl. Aprillis 1990 aasta kevadel, vaid mõni päev enne võimu üleandmist, saabus valitsushoone keldritesse grupp inimesi, keda ma ei tundnud, kuid kes olid selgelt professionaalid, mitte tavalised töötajad. Neil olid erilised load, allkirjastatud Toome enda poolt, ja need load andsid neile juurdepääsu kõigele, absoluutselt kõigele. Nad läksid arhiivide sektsiooni, kus hoiti kõige salajasemaid dokumente, mida isegi mina, kes töötasin seal 10 aastat, ei olnud kunagi näinud. Nad olid seal 6 tundi ja kogu selle aja jooksul ei tohtinud keegi neile läheneda, isegi mitte turvamehed, kes tavaliselt kontrollisid kõike. Kui nad lahkusid, viisid nad kaasa 10 suurt kasti, raskeid kaste, mis vajasid 2 meest, et neid kanda. Me ei teadnud, mis neis kastides oli, kuid järgmisel päeval, kui me kontrollisime, olid teatud kategooriad dokumente kadunud, mitte kõik, vaid väga spetsiifilised kategooriad, ja see, mis oli kadunud, oli huvitav dokumendid, mis puudutasid teatud inimesi, kelle nimed ma ei saa öelda, kuid kes hiljem said olulisteks figuuredeks iseseisvuses Eestis, ja dokumendid, mis puudutasid teatud sündmusi, millest ei räägita kunagi avalikult, kuid mis juhtusid, ja dokumendid, mis puudutasid teatud operatsioone, mida viis läbi Eestis ja mida keegi ei tohiks kunagi teada. Milliseid dokumente need olid täpselt? Kes olid need inimesed, keda need dokumendid puudutasid? Ja kõige olulisem, kuhu need dokumendid viidi? Kas need põletati kusagil, hävitati jäljetult, nii et keegi ei leia neid kunagi? Kas need peideti kuhugi, kus neid võib ühel päeval leida, võib-olla juhuslikult, võib-olla tahtlikult? Või kas need on ikka veel kellegi valduses, kasutatud šantaažiks, kontrolliks, võimuks, peidetud seifis, oodates õiget hetke, et tulla välja ja muuta ajalugu veel kord? Arhivaar ei tea, kuid ta ütleb midagi, mis paneb mõtlema. Ma arvan, et Toome ei hävitanud neid dokumente. Ma arvan, et ta peitis need, sest ta teadis, et ühel päeval võivad need olla vajalikud, kas tõe selgitamiseks või kellegi kaitsmiseks. Kuid kus ta need peitis? See on küsimus, millele ma ei tea vastust, kuid ma tean, et kui keegi leiab need ühel päeval, muudab see kõike, mida me arvame teadvat Eesti iseseisvumise kohta.
On üks konkreetne dokument, mida paljud on otsinud, kuid mitte keegi ei ole leidnud, ja see on must nimekiri inimestest, kes olid märgitud kui ebausaldusväärne või potentsiaalne oht. Ja selles nimekirjas olid väidetavalt nimed inimestest, kes hiljem said olulisteks figuuredeks iseseisvuses Eestis: poliitikud, ärijuhid, intellektuaalid, inimesed, kes ehitasid uut Eestit, kuid kelle minevik ei olnud alati puhas. Kui see nimekiri oleks avalikustatud 1990. aasta kevadel, oleks see võinud hävitada nende inimeste karjäärid enne, kui need algasid, diskrediteerida kogu iseseisvusliikumist, näidata, et isegi need, kes rääkisid vabadusest, olid kunagi olnud seotud süsteemiga, mida nad nüüd hukka mõistsid. Kuid see nimekiri kadus jäljetult ja on 3 teooriat selle kohta, mis sellega juhtus. Esimene teooria on see, et Toome hävitas selle isiklikult, põletas selle oma kabineti kaminasse viimsel õhtul enne võimu üleandmist ja et ta tegi seda, sest ta mõistis, et see nimekiri oleks hävitanud liiga palju inimesi, kes ei olnud kurjategijad, vaid lihtsalt ellujääjad ja et Eesti vajas neid inimesi, et ehitada uut riiki. Teine teooria on see, et ta andis selle üle Savisaarele salajase kohtumise ajal, millest me varem rääkisime, ja et Savisaar hoidis seda kui kindlustust, viisi kontrollida inimesi, kes võiksid muutuda liiga võimsaks või liiga ohtlikuks. Viisi meelde tuletada neile, et minevik ei kao kunagi täielikult ja et kes unustab oma minevikku, on kohustatud seda kordama. Kolmas teooria on see, et see nimekiri ei olnud kunagi olemas, et see on lihtsalt legend, müüt, mida kasutatakse hirmutamiseks, viis hoida inimesi kontrolli all, andes neile mõista, et keegi teab nende saladusi, isegi kui tegelikult keegi ei tea midagi. Kuid üks endine KGB-ohvitser ütleb midagi, mis paneb mõtlema, et esimene ja teine teooria on mõlemad valed ja et tõde on midagi kolmandat. See nimekiri oli reaalne, ma nägin seda oma silmaga ja ma tean, et see ei olnud ainus koopia. Oli vähemalt 3 koopiat, võib-olla rohkem. Üks oli Toome käes, see on tõsi, kuid ta ei hävitanud seda ega andnud seda Savisaarele. Teine oli ka Tallinna residendi käes ja see koopia läks Moskvasse, kus see on ilmselt ikka veel peidetud kusagil Lubjanka arhiivides. Ja kolmas oli kellegi käes, keda keegi ei kahtlustanud, kellegi, kes ei olnud KGB, kes ei olnud valitsuses, kes ei olnud rahvarindes, vaid kellegi, kes oli lihtsalt seal, taustal, vaatamas, oodates, ja kes võib-olla ootab ikka veel õiget hetke, et see nimekiri välja tuua ja kasutada seda viisil, mida keegi ei oska ette näha. Aga rääkigem kohtadest, sest võim ei ole ainult inimesed ja dokumendid, see on ka ruumid, kohad, kus võimu teostatakse ja kus saladusi hoitakse ja Tallinna all, valitsushoone ja teiste oluliste hoonete all on tunnelite võrgustik, mida ehitati nõukogude ajal ja ametlikult olid need tunnelid mõeldud evakuatsiooniks tuumasõja korral, kuid tegelikkuses olid need midagi muud, varjatud teed, mida kasutati inimeste ja dokumentide salajaseks liikumiseks, kohad, kus võis kohtuda ilma, et keegi teaks. Ruumid, kus hoiti asju, mida ei tohtinud kunagi leida, ja need tunnelid on ikka veel seal, kuigi enamik neist on nüüd suletud, täidetud betoniga või lihtsalt unustatud, kuid mõned on ikka veel ligipääsetavad, kui tead, kus otsida ja kuidas sisse saada. 1990. aasta kevadel, viimastel nädalatel enne võimu üleandmist, hakkas Toome käima neis tunnelites, üksi, öösiti, ilma et keegi teaks, kuhu ta läheb või mida ta seal teeb. Tema turvameeskond ootas üleval, valitsushoone keldris, samas kui ta kadus maa alla tundideks, ja kui ta tuli tagasi, oli ta alati väsinud, tolmune, higine, kuid ta ei öelnud kunagi, kus ta oli või mida ta tegi. Üks endine turvamees räägib, me ei tohtinud teda järgneda, ta oli väga selge selles osas, ta ütles, et kui me järgneme, siis ta vallandab meid koheselt ja me uskusime teda, sest ta ei ähvardanud kunagi asjata. Ta läks alla ja me ootasime, mõnikord tund, mõnikord 2, mõnikord isegi 3 tundi ja me ei teadnud, kas ta on ohus, kas ta on eksinud, kas midagi on juhtunud, kuid me ei tohtinud minna järele. Mõnikord tuli ta tagasi kaetud tolmuga, higine, väsinud, tema riided olid määrdunud, tema käed olid kriimustatud, nagu oleks ta roninud läbi kitsaste kohtade. Mõnikord kandis ta kaasas kotte või kaste, mida ta ei olnud kaasas võtnud, kui ta alla läks, ja me ei küsinud, mis neis oli, sest me teadsime, et ta ei vastaks. Mis oli neis tunnelites? Üks endine ehitaja, kes osales nende tunnelite ehitamisel 60. aastatel ja kes on nüüd väga vana mees, kuid kelle mälu on ikka veel selge, kirjeldab, need ei olnud lihtsalt tunnelid, lihtsalt koridorid, mis ühendavad hooneid, ei, need olid palju keerulisemad kui see. Seal olid ruumid, väikesed, betoonist, ilma akendeta, ilma ventilatsioonita peale väikeste torude, mis läksid üles pinnale. Mõned neist olid varustatud rauduste, nagu vanglarakud, ja me ei teadnud, miks, sest meile öeldi lihtsalt ehitada, mitte küsida.
teised olid täis riiuleid, nagu arhiivid, ja seal oli isegi elekter, lambid, mis töötasid generaatoriga, mis oli peidetud kusagil sügavamal. Ja oli üks ruum, mida me kutsusime seifiks, väike ruum, mitte suurem kui tavaline magamistuba, mille uks oli paks teras, kombinatsioonilukuga, mida teadis ainult väga piiratud arv inimesi, ja me ei teadnud, mis selles ruumis oli. Kuid me teadsime, et see oli oluline, sest selle ehitamiseks kasutati kõige paremat materjali, kõige tugevamat betoonit, kõige paksemat terast. Kas Toome peitis midagi sellesse seifi? Kas ta viis sinna dokumente, mida ta ei tahtnud anda üle uuele valitsusele, ega ka hävitada dokumente, mis võivad olla seal ikka veel, oodates, et keegi neid leiab? Või võttis ta sealt midagi välja, midagi, mida keegi oli peitnud sinna aastaid varem ja mida ta nüüd vajas, midagi, mis andis talle võimu või teadmisi või lihtsalt kinnitust, et ta teeb õiget asja? 1990. aastatel, kui Eesti oli juba iseseisev ja Toome oli juba ammu lahkunud poliitikast, tehti katse neid tunneleid kaardistada ja uurida projekt, mida rahastati valitsuse poolt ja mida juhtis grupp ajaloolasi ja insener. Kuid projekt peatus äkki ilma selgituseta ja ametlik põhjus oli rahapuudus, kuid mõned neist, kes olid projektis kaasatud, räägivad teist lugu, mis on palju tumedam ja mis vihjab, et keegi ei tahtnud, et need tunnelid uuritaks. Keegi ei tahtnud, et nende saladused tuleksid välja. Üks endine projekti liige räägib, meile öeldi lõpetada, lihtsalt lõpetada ja unustada, mida me nägime, ja see oli imelik, sest me ei olnud leidnud midagi eriti huvitavat, lihtsalt vanu tunneleid, vanu ruume, mõned neist olid täis vett, teised olid kokkuvarisemise äärel, kuid siis me leidsime ühe ukse, mis oli peidetud seina taha, ja kui me avasime selle, leidsime trepid, mis läksid veel sügavamale alla, ja me tahtsime minna alla, kuid meile öeldi, et see on ohtlik, et see võib kokku variseda, kuid me teadsime, et see ei olnud tõde, sest trepid olid tugevad, betoonist, hästi ehitatud. Järgmisel päeval tuli keegi valitsusest, keegi, keda me ei tundnud, ja ütles meile, et projekt on lõpetatud, et meil ei ole enam raha ja et me peame andma üle kõik meie kaardid, kõik meie märkmed, kõik meie fotod ja me andsime need üle. Ja me ei näinud neid kunagi enam ja projekt kadus, nagu seda poleks kunagi olnudki. Mis oli nende treppide all? Mis oli seal, mida keegi ei tahtnud, et me leiaksime? Kas seal oli veel üks seif, veel üks salajane ruum, kus hoiti midagi nii olulist, et seda ei tohtinud kunagi leida? Või oli seal midagi muud, midagi, mis ei olnud dokumendid ega raha, vaid midagi füüsilist, midagi, mis võis olla ohtlik, midagi, mida ei tohtinud puudutada? Me ei tea ja me ei saa kunagi teada, sest need trepid on nüüd suletud, täidetud betoniga ja keegi ei saa enam alla ja see saladus jääb saladuseks, üks paljudest saladusest, mida Tallinna tunnelid hoiavad endas, oodates, et ühel päeval võib-olla keegi leiab viisi sinna tagasi minna ja avastada, mis seal on. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub inimene, kes vastas Indrek Toome isikliku turvalisuse eest tema viimastel kuudel ametikohal, rääkima kaamerate ees. Ja see, mida ta meile räägib nendest nädaltest enne režiimi lõppu, keerab pea peale kõik, mida te arvate teadvat selle mehe kohta, kes seisis kahe maailma vahel ja valis tee, mida keegi ei osanud ette näha. Alates privaatsetest vestlustest Toome ja tema lähimate nõunike vahel kuni meeleheitlike öiste telefonikõnedeni, mil ta mõistis, et mäng on läbi ja et ainus, mis tal veel jäi, oli valik, kuidas lõpetada nii, et ajalugu ei mäletaks teda mitte kui reeturit ega ka kui kangelast, vaid lihtsalt kui meest, kes tegi seda, mida pidi. See mees, nimetagem teda Kalev nimeliseks, kuigi see ei ole tema päris nimi, nägi Toomet hetkedel, mil polnud kaameraid, polnud protokolle, polnud maski ja ta nägi, kuidas võimukas mees muutus hirmunud inimeseks, kes ei teadnud, kas homme ärkab vabana või vangina, kas tema nimi jääb ajalukku kui päästja või kui äraandja, kas tema lapsed saavad elada normaalselt või kannavad tema patte kogu oma elu. Kalev kirjeldab üht konkreetset õhtut märtsi lõpus 1990 aasta kevadel, vaid mõni päev enne võimu üleandmist, kui ta leidis Toome istumas oma kabineti põrandal, selja vastu seina, käed peas ja tema ees olid dokumendid, laiali pillutatud nagu kaardid, mida keegi oli visanud õhku ja lasknud kukkuda, kuhu nad tahavad. Toome ei vaadanud talle otsa, ei öelnud tere, lihtsalt sosistas midagi, mida Kalev ei kuulnud kohe ja kui ta läks lähemale, kuulis ta, kas sa usud, et ajalugu annab andeks? Kas sa usud, et on olemas sellist asja nagu õige valik, kui kõik valikud on valed? Kalev ei teadnud, mida vastata, sest kuidas sa vastad mehele, kes on kandnud koormat, mida sina ei suuda ette kujutada, kes on teinud otsuseid, mis mõjutasid miljonite inimeste elusid, kes on elanud iga päev teadmisega, et üks vale samm võib viia katastroofini. Toome jätkas, ilma et Kalev oleks midagi öelnud, ma tegin valikuid.
mõned neist päästsid elusid. mõned neist hävitasid elusid. Kuid ma ei tea enam, millised olid õiged ja millised valed ja võib-olla see ongi tõde, et pole olemas õigeid valikuid, ainult vähem halvad ja ma loodan, et ma valisin vähem halvad, kuid ma ei tea kunagi. Siis ta kogus dokumendid kokku aeglaselt, nagu oleks iga paber raske nagu kivi ja pani need kaminasse ja Kalev vaatas, kuidas need põlesid, kuidas leegid neelasid sõnu, numbreid, nimesid, saladusi, mis ei jõua kunagi päevavalgele. Ja ta mõtles, mis need olid? Mis saladusi ta seal hävitas? Kas need olid dokumendid, mis oleksid päästnud tema maine, või dokumendid, mis oleksid selle hävitanud? Kas need olid tõendid kuritegude kohta, mida keegi ei tohiks kunagi teada, või tõendid kangelastegude kohta, mida keegi ei usaldaks kunagi? Kalev ei küsinud, sest ta teadis, et Toome ei vastaks ja isegi kui ta vastaks, oleks see vastus ainult pooltõest, sest Toome oli õppinud elama poolte tõdedega, poolte valedega, poolte lubadustega ja see oli ainus viis ellu jääda maailmas, kus täielik tõde tähendas täielikku surma. Kalev räägib veel ühest episoodist, mis on veelgi šokeerivam, episoodist, mis juhtus vaid üks öö enne võimu üleandmist, kui Toome käskis tal sõita temaga kuhugi, lihtsalt nemad kaks, ilma teiste turvameesteta, ilma juhita. Ja Toome ise istus rooli, mis oli enneolematu, sest peaminister ei sõida kunagi ise, kuid Toome ütles, et ta peab, et see on midagi, mida ta peab tegema üksi, või vähemalt nii üksi, kui see on võimalik. Nad sõitsid välja linnast, mööda vaikset teed, kuni jõudsid vana kalmistuni, kus olid maetud need, kes surid sõdades, kes surid repressioonides, kes surid lihtsalt seetõttu, et nad elasid vales ajastus vales kohas. Toome peatus, väljus autost ja kõndis hauaplatside vahel ja Kalev järgnes talle distantsilt, mitte liiga lähedal, mitte liiga kaugel, lihtsalt piisavalt lähedal, et kuulda, kui Toome hakkaks rääkima. Toome peatus ühe haua juures, Kalev ei näinud nime, oli liiga pime, ainult kuuvalgus, mis langes läbi puude ja Toome seisis seal kaua aega, võib-olla 5 minutit, võib-olla 10, Kalev ei teadnud, sest aeg kadus seal, selles vaikuses, selles pimeduses, selles kohas, kus surnud magasid ja elavad tulid neid meenutama. Siis Toome rääkis, mitte kõvasti, vaid vaikselt, peaaegu sosinal ja Kalev kuulis fragmente, sõnu, mis kandusid tuulega, ma tegin, mida pidin. Ma ei saanud teisiti. Andesta mulle. Ma loodan, et sa mõistad. Ma loodan, et keegi mõistab. Kellega ta rääkis? Oma surnud isaga, kes oli surnud juba palju aastaid varem ja kes oli elanud mõlemas maailmas, enne sõda ja pärast sõda, kes oli näinud Eesti iseseisvust ja selle kaotust ja kes ei elanud piisavalt kaua, et näha selle taastamist. Või kellegagi teisega, kellegagi, kellest Kalev ei teadnud, kellegagi, kes oli olnud oluline Toome elus, kuid kelle nimi ei olnud kunagi mainitud, kelle olemasolu oli saladus, mida Toome kandis endaga hauda. Kui Toome tuli tagasi autosse, olid tema põsed märjad ja Kalev ei teadnud, kas see oli vihm, mis oli hakanud vaikselt sadama, või pisarad, kuid ta arvas, et see oli pisarad, sest Toome ei vaadanud talle otsa. Ei öelnud midagi kogu tagasitee jooksul, lihtsalt vaatas aknast välja, vaatas pimedust, vaatas tulesid, mis põlesid kaugel linnas ja Kalev mõtles, see mees on juba lahkunud, mitte füüsiliselt, kuid vaimselt, emotsionaalselt. Ta on juba seal, kus me kõik läheme ühel päeval ja ta ootab. Lihtsalt, et tema keha järgneks tema vaimule. Kuid see ei olnud tõsi, mitte veel, sest Toome elas veel 33 aastat pärast seda ööd, kuid midagi temas suri sel ööl, midagi, mis oli olnud oluline, midagi, mis oli hoidnud teda elus ja pärast seda ööd oli ta erinev mees, rahulikum, leebem, nagu oleks ta leidnud lõpuks rahuotsusega, mida ta pidi tegema. Aga nüüd tuleb kõige tumedam osa sellest loost, osa, millest keegi ei taha rääkida, kuid mis on võti kogu mõistatuse mõistmiseks, ja see puudutab seda halli kardinali, seda salapärast nõunikku, kes oli alati Toome kõrval, kuid kelle nime keegi ei mäleta, kelle nägu keegi ei kirjelda täpselt, kes oli nagu vari, mis liigub koos kehaga, kuid millel ei ole oma substantsi, oma identiteeti. Kalev teab seda nime, või vähemalt ta arvab, et ta teab, kuid ta ei ole kindel, sest see mees kasutas erinevaid nimesid erinevatel aegadel ja võib-olla ükski neist ei olnud tema päris nimi, võib-olla ta oli keegi, kes oli õppinud elama ilma identiteedita, ilma minevikuta, ilma tulevikuta, lihtsalt olevikus, lihtsalt hetkes, lihtsalt seal, kus ta pidi olema, tehes seda, mida ta pidi tegema. Tema nimi oli Aleksander, vähemalt nii me teda kutsusime, kuid ma ei usu, et see oli tema päris nimi, sest kui ma ühel päeval küsisin temalt, kust ta pärit on, vaatas ta mulle otsa viisil, mis külmutas mu vere ja ütles, ma olen sealt, kust ma pean olema ja ma lähen sinna, kuhu ma pean minema ja see on kõik, mida sa pead teadma.
Ta rääkis eesti keelt täiuslikult ilma aktsendita, kuid oli midagi tema silmades, tema liigutustes, tema viisis vaadata inimesi, mis ei olnud eestlaslik, mis ei olnud vene, mis ei olnud ükski rahvus, mida ma tundsin, vaid midagi muud, midagi, mis oli üle rahvuste, üle piiride, üle ideoloogiate. Kalev kirjeldab Aleksandrit kui meest, kes oli alati seal, kuid mitte kunagi esiplaanil, kes vaatas, kuulas, tegi märkmeid väikesesse mustasse märkmikusse, mida ta kandis alati endaga kaasas, ja mõnikord, kui Toome oli kõige rohkem stressi all, kui ta ei teadnud, mida teha, kui ta seisis silmitsi otsusega, mis võis muuta kõike, Aleksander sosistas talle midagi kõrva ja Toome rahunes, nagu oleks Aleksander teadnud midagi, mida keegi teine ei teadnud, nagu oleks tal olnud juurdepääs informatsioonile, mida keegi teine ei omanud. Kes oli see Aleksander? Kalev on veendunud, et ta ei olnud lihtsalt nõunik, ei olnud lihtsalt ametnik, ei olnud lihtsalt keegi, kes töötas Toome jaoks, vaid keegi, kes töötas kellelegi teisele, kellelegi, kes oli palju võimsam kui Toome, palju võimsam kui Moskva, palju võimsam kui ükski valitsus või luureteenistus, mida me teame. Ma arvan, et ta oli agent, kuid mitte KGB agent, vähemalt mitte ainult KGB agent, sest ma nägin teda kord rääkimas telefoniga keeles, mida ma ei tundnud ära. See ei olnud vene keel, ei inglise keel, ei saksa keel, ei soome keel, midagi muud. Midagi, mis kõlas nagu ida keel, kuid mitte Hiina, mitte Jaapani, midagi muud, ja kui ta lõpetas kõne, nägin ma tema näol väljendust, mis oli rahulolu, nagu oleks ta just saanud kinnituse, et tema plaan töötab, et kõik läheb nii, nagu ta on planeerinud. Mis oli see plaan? Kalev ei tea täpselt, kuid tal on teooria, mis kõlab peaaegu uskumatult, kuid mis seletab palju asju, mis muidu ei oma mõtet. Ma arvan, et Aleksander oli see, kes koordineeris kogu operatsiooni, mitte Toome, mitte Savisaar, mitte Moskva, vaid Aleksander, või pigem organisatsioon, mida ta esindas. Ta oli see, kes veenis Toomet, et ainus viis vältida veresauna on anda võim üle rahulikult, aeglaselt, kontrollitult. Ta oli see, kes andis Savisaarele garantiid, et Moskva ei saada tanke, et Eesti saab iseseisvaks ilma sõjata, kuid ainult siis, kui kõik järgivad stsenaariumi, mida ta on kirjutanud. Ja ta oli see, kes kadus, kui kõik oli tehtud, sest tema töö oli lõppenud ja ta pidi liikuma edasi järgmise missiooni juurde, järgmise riigi juurde, järgmise ülemineku juurde. Kuid kui see teooria on tõsi, siis kellele Aleksander tegelikult töötas? Kalev pakub välja midagi, mis kõlab nagu vandenõuteooria, kuid mis paneb mõtlema. Ma arvan, et ta töötas organisatsioonile, millest enamik meist ei tea midagi, organisatsioonile, mis ei ole riik, ei ole luureteenistus, ei ole ettevõte, vaid midagi muud, midagi, mis on olemas juba väga kaua aega, võib-olla sajandeid, organisatsioonile, mille eesmärk ei ole võita sõdu, vaid vältida neid, ei ole kontrollida riike, vaid juhtida neid õiges suunas, mis teenib mitte ühe riigi, vaid kogu inimkonna huve, või vähemalt seda, mida nad peavad inimkonna huvideks. Kõlab nagu fantaasia. Võib-olla. Kuid kui te vaatate, mis juhtus mitte ainult Eestis, vaid kogu Ida-Euroopas sel ajal, kuidas režiimid kukkusid üks teise järel, kuid enamasti ilma suurte veresaunadeta, kuidas Berliini müür langes ilma ühe lasuta, kuidas Nõukogude Liit lagunes ilma tuumasõjata, siis hakkate mõtlema, võib-olla see ei olnud juhus, võib-olla keegi koordineeris seda kõike ja võib-olla Aleksander oli üks nende agentidest. Aga mis sai Aleksanderist? Kalev ei tea täpselt, kuid tal on vihjeid, mis on samaaegselt lohutavad ja hirmutavad. Paar aastat pärast võimu üleandmist nägin ma teda, või vähemalt ma arvan, et see oli tema, Tallinnas, vanalinnas, kohvikus, mis oli tuntud kui koht, kus kohtuvad intellektuaalid, kunstnikud, inimesed, kes räägivad poliitikat ja filosoofiat. Ta istus üksinda, luges lehte, jõi kohvi ja ma läksin lähemale, tahtsin teda tervitada, küsida, kus ta on olnud, mida ta teeb, kuid kui ta mind nägi, tema nägu muutus, mitte hirmunuks, mitte üllatunuks, vaid hoiatavaks. Ja ta raputas pead väga kergelt, peaaegu märkamatult, nagu ütleks, ära tule siia, ära räägi minuga, ära tunnista mind ära, see on parem meile mõlemale. Ma mõistsin, ma pöördusin ja lahkusin, kuid ma vaatasin tagasi ja ta oli juba kadunud, lihtsalt kadunud, nagu poleks ta seal kunagi olnudki, ja ma mõtlesin, kas ta oli seal üldse või kujutasin ma seda ette või oli see keegi teine, kes lihtsalt meenutas teda. Kas Aleksander elab veel? Kas ta on Eestis või kuskil mujal? Kas ta jälgib ikka veel, mis toimub, või on ta liikunud edasi järgmise missiooni juurde, järgmise riigi juurde, kus ajalugu vajab väikest tõuget õiges suunas? Me ei tea ja me ei saa kunagi teada, kuid üks asi on kindel, tema roll Eesti ajaloos oli palju suurem, kui keegi on valmis tunnistama, ja kui ühel päeval keegi kirjutab tõelise ajaloo sellest, kuidas Eesti sai iseseisvaks,
peab see ajalugu sisaldama peatükki Aleksanderist või kelleks ta ka polnud, sest ilma temata, ilma tema vaikse, nähtamatu, peaaegu müstilise sekkumiseta, võis Eesti lugu olla hoopis teistsugune. Nüüd tuleb rääkida rahast, sest kuigi Toome ise elas tagasihoidlikult, peaaegu askeetselt, oli üks asi, mis ei klapi, üks asi, mis tekitab küsimusi, millele pole lihtsaid vastuseid. Paar kuud enne võimu üleandmist kadus Eesti NSV reservidest märkimisväärne summa kuld, mitte tohutu summa, mitte midagi, mis oleks kohe märgatav, kuid piisavalt, et see tekitaks küsimusi, kui keegi hakkaks otsima. Ametlik selgitus oli üleviimine Moskva keskpanka, kuid üks endine rahandusministeeriumi ametnik, kes töötas siis reservide haldamisega ja kes nõustub nüüd rääkima esimest korda avalikult, räägib teist lugu, mis on palju intrigeerivam ja mis vihjab, et see kuld ei läinud Moskvasse, vähemalt mitte kogu. Osa sellest kullast viidi välja salaja, öösiti, väikeste partiidena, mitte suurte veokitega, vaid väikeste autodega, mis ei äratanud tähelepanu, ja kuhu see kuld viidi, ma ei tea, kuid ma tean, et Toome allkirjastas need ülekanded isiklikult ja ma tean, et need allkirjad ei ole kunagi avalikustatud ja ma tean, et kui keegi hiljem püüdis neid dokumente leida, olid need kadunud, lihtsalt kadunud, nagu poleks neid kunagi olnudki. Kas Toome varastas seda kulda? Kalev on kategooriline, ei, Toome ei olnud varas, ma olen selles absoluutselt kindel, kuid ma arvan, et ta kasutas seda kulda millekski muuks, millekski, mida ta pidas olulisemaks kui ametlikud protseduurid või seadused. Võib-olla ta maksis selle eest garantiid inimestelt, kes võisid takistada rahulikku üleminekut, inimestelt Moskvas, inimestelt Tallinnas, inimestelt, kelle nimesid me ei tea, kuid kes olid piisavalt võimsad, et muuta ajalugu. Või võib-olla ta kasutas seda altkäemaksudeks, mitte isiklikuks kasumiks, vaid selleks, et osta aega, osta rahu, osta võimalust, et Eesti saaks iseseisvaks ilma sõjata. On veel üks finantsiline saladus, mis on veelgi intrigeerivam, saladus, mis avastati alles pärast Toome surma 2023. aastal. Tema pangakontol oli väike summa, mitte palju, umbes 10 000 eurot, mis oli loomulik pensionäri jaoks, kes elas tagasihoidlikult. Kuid oli ka teine konto, välismaal, millest keegi ei teadnud, konto, mis avastati ainult seetõttu, et pank saatis teate tema pereliikmetele pärast tema surma. Sellel kontol oli umbes 100 000 eurot, summa, mis ei ole tohutu, kuid mis on märkimisväärne inimese jaoks, kelle ametlik palk ei olnud kunagi olnud suur ja kes ei töötanud pärast võimu kaotamist üheski kõrgelt tasustatud ametis. Kust see raha tuli? Üks teooria on see, et see oli hüvitusraha, makse kelleltki, kes tahtis tänada teda selle eest, et ta tegi õigeid valikuid, et ta hoidis rahu, et ta päästis elusid, makse, mis anti vaikselt, diskreetselt, ilma et keegi teaks. Teine teooria on see, et see oli vaikimisraha, makse selle eest, et ta ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mida ta teadis, sellest, mida ta nägi, sellest, mida ta tegi, makse, mis tagaks, et teatud saladused jääksid saladuseks igavesti. Kolmas teooria on kõige tumedam, et see raha ei olnud mõeldud Toomele, vaid kellelegi teisele ja et Toome lihtsalt hoidis seda usaldusisikuna, oodates päeva, mil ta saaks selle üle anda õigele inimesele, kuid see päev ei tulnud kunagi, sest Toome suri enne, kui ta jõudis seda teha ja nüüd see raha on seal ootamas ja keegi ei tea, kellele see kuulub, kellele see oli mõeldud, mis oli selle eesmärk. Ja nüüd jõuame viimase, kõige šokeerivama saladuseni, mis puudutab seda musta nimekirja, millest me varem rääkisime, nimekirja, mis oli väidetavalt reaalne, kuid mida keegi ei ole kunagi näinud või vähemalt keegi ei tunnista, et nad on seda näinud. Kalev kinnitab, et see nimekiri oli reaalne ja et ta nägi seda oma silmaga. Üks kord, kui Toome oli oma kabinetis ja ma tõin talle dokumente, nägin ma tema laual paberit, üleval oli kirjutatud käsitsi, mis tähendab erilise kontrolli nimekiri. Seal olid nimed, ma ei jõudnud neid kõiki lugeda, kuid ma nägin mõnda ja mõned neist nimedest on täna väga tuntud inimesed Eestis, inimesed, kes on poliitikud, ärijuhid, ajakirjanikud, inimesed, kes ehitasid uut Eestit, kuid kelle minevik ei olnud alati puhas, kes olid teinud kompromisse, kes olid teinud koostööd süsteemiga, mida nad hiljem hukka mõistsid. Miks nad olid sellel nimekirjal? Kalev ei tea, kuid ta arvab, ma arvan, et see ei olnud nimekiri inimestest, keda karistada, vaid nimekiri inimestest, keda jälgida, keda mõista, keda võib-olla kaitsta, sest Toome mõistis, et need inimesed, kes olid teinud kompromisse, kes olid elanud topeltelus, olid ka need inimesed, kes mõistsid, kuidas süsteem töötab, kes oskasid navigeerida kahe maailma vahel ja kes võisid olla kasulikud uues Eestis, kui neid õigesti juhitakse.
Kuid see nimekiri kadus jäljetult ja Kalev ei tea, kuhu see läks, kuid tal on kahtlus. Ma arvan, et ta andis selle üle Savisaarele selles salajases kohtumises, millest me varem rääkisime, ja et see oli osa tehingust, osa garantiidest, mida Toome andis Savisaarele, garantiidest, et üleminek oleks rahulik, et uus valitsus saaks informatsiooni, mida ta vajab, et juhtida riiki, kuid ka hoiatust, et mõned inimesed on ohtlikud, mõned inimesed on kasulikud, ja et tarkus on teada vahet. Kuid on veel üks võimalus, veel tumedam võimalus, mis paneb mõtlema, et see nimekiri ei olnud lihtsalt informatsioon, vaid võim kontrollida inimesi, kes ei taha, et nende minevik tuleks välja. Võib-olla see nimekiri sisaldas mitte ainult nimesid, vaid ka detaile selle kohta, mida need inimesed tegid, kellega nad koostööd tegid, mida nad ütlesid, mida nad kirjutasid. Ja võib-olla Toome andis selle Savisaarele mitte kui kingituse, vaid kui hoiatuse, et võim on ohtlik, et võim korrumpeerib ja et ainus viis vältida korruptsiooni on teada, kes on juba korrumpeerunud ja hoida neid kontrolli all. Kas see tähendab, et paljud inimesed, kes täna on võimupositsioonidel Eestis, elavad varjus, kartes, et nende minevik võib ühel päeval paljastuda? Kalev ei ütle otseselt jah, kuid ta ei ütle ka ei, ja tema vaikus on kõnekas. 3. aprillil 1990. aasta kevadel toimus see, mida paljud pidasid võimatuks. Indrek Toome, viimane kommunistlik peaminister, andis võimu üle Edgar Savisaarele, esimesele demokraatlikult valitud peaministrile iseseisvale Eestile, ja see üleandmine toimus ilma draamata, ilma protestideta, ilma vägivallata, lihtsalt toimus. Fotodel sellest päevast on näha kahte meest, kes raputavad kätt. Toome nägu on tõsine, peaaegu kurblik. Savisaar naeratab, kuid tema silmades on ka ettevaatlikkus ja keegi, kes vaatab neid fotosid tähelepanelikult, võib märgata midagi veel. Toome käsi, mis raputab Savisaare kätt, väriseb kergelt, peaaegu märkamatult, kuid piisavalt, et märgata, kui tead, mida otsida. Mida nad rääkisid enne seda fotot? Üks endine minister, kes oli seal ruumis, meenutab, et Toome sosistas Savisaarele midagi kõrva, midagi, mida keegi teine ei kuulnud, ja Savisaar muutus hetkeks kahvatuks, seejärel noogutas, ja siis nad raputasid kätt, ja tseremoonia jätkus, nagu poleks midagi juhtunud. Mida Toome ütles? See jääb igaveseks saladuseks, kuid see minister arvab, ma arvan, et Toome andis talle viimase hoiatuse, viimase nõuande, viimase saladuse, midagi, mis oli nii oluline, et seda ei saanud öelda avalikult, midagi, mis võis muuta kõike, kui Savisaar seda ei võtaks tõsiselt. Kas Savisaar võttis seda tõsiselt? Tema hilisem karjäär, täis skandaale, süüdistusi, võitlusi, vihjab, et võib-olla ta ei võtnud või võib-olla ta võttis, kuid ei suutnud järgida, sest võim on raske koorma ja mitte kõik suudavad seda kanda ilma, et see neid muudaks. Pärast võimu üleandmist kadus Toome avalikust elust peaaegu täielikult, ta ei andnud intervjuusid, ei kirjutanud mälestusi, ei osales poliitikas, ei püüdnud õigustada oma tegusid ega taastada oma mainet, lihtsalt elas vaikselt Tallinnas. Vaadates kõrvalt, kuidas Eesti muutus, kuidas Nõukogude Liit lagunes, kuidas ajalugu, mille osa ta oli olnud, muutus minevikuks. Mõned nimetasid teda reeturiks, teised kangelaseks, kuid Toome ise ei öelnud midagi, ta kandis oma saladusi, oma kahtlusi, oma kahetsusi endaga, ja kui keegi küsis temalt, mida ta arvab sellest või teisest, vastas ta tavaliselt lihtsalt. Ajalugu otsustab, mitte mina. Kalev kohtus temaga mõned korrad pärast seda, juhuslikult tänaval või poes, ja iga kord, kui ta teda nägi, oli Toome vanem, väsinu, kurvem, kuid tema silmad olid ikka veel valvsad, nagu oleks ta ikka veel jälginud, ikka veel oodanud midagi. Võib-olla kartis, et keegi tuleb tema järele, võib-olla kartis, et tema saladused tulevad välja, või võib-olla lihtsalt ei suutnud lõpetada olemast see, kes ta oli, inimene, kes pidi alati olema valvel, alati olema ettevaatlik, alati olema valmis. Järgmiseks ohuks, kuigi ohtu ei olnud enam, või vähemalt mitte sellist ohtu, nagu oli varem. 28. veebruaril 2023. aastal Indrek Toome elutee jõudis lõpule Tallinnas, linnas, kus ta sündis, kus ta elas, kus ta tegi otsuseid, mis muutsid ajalugu. Ta oli 79 aastat vana ja ametlik põhjus oli südamepuudulikkus, loomulik lõpp pikale ja stressirohkele elule, kuid mõned inimesed küsivad, kas see oli tõesti loomulik. Kas keegi ei aidanud seda lõppu kiirendada? Kalev on ettevaatlik, ma ei taha öelda, et keegi ta hävitas, kuid ma ütlen seda, ta teadis asju, mida paljud inimesed ei tahtnud avalikustada, ja ta oli jõudmas ikka, kus inimesed mõnikord hakkavad rääkima, kas seetõttu, et nad tahavad puhastada oma südametunnistust, või seetõttu, et nad tahavad, et tõde tuleks välja enne, kui nad lahkuvad. Kas keegi kartis, et Toome võib hakata rääkima?
Ma ei tea, kuid ma tean, et tema lahkumine tuli väga õigel ajal neile, kes tahtsid, et teatud saladused jääksid saladuseks. Tema matused olid vaiksed, peaaegu privaatsed, mõned endised kolleegid tulid, mõned ajaloolased, mõned uudishimulikud, kuid suuri kõnesid ei peetud, suuri mälestuskive ei püstitatud, lihtsalt lihtne tseremoonia, lihtne haud, lihtne nimi ja kuupäevad ja see oli kõik ja võib-olla see oli täpselt see, mida Toome oleks tahtnud, mitte suurt draamat, mitte suurt tähelepanu, lihtsalt vaikne lahkumine, nagu ta elas, vaikselt, ettevaatlikult, ilma et keegi märkaks liiga palju. Mis juhtus pärast Indrek Toome lahkumist? Eesti jätkas oma teed, muutus üheks edukaimaks endiseks Nõukogude Vabariigiks, ühines Euroopa Liidu ja NATOga, ehitas demokraatliku ühiskonna, vaba turumajanduse ja paljud neist, kes elasid läbi selle ülemineku, said edukaks, rikkaks, mõjukaks. Kuid see edu tuli hinnaga, mida mõned maksid rohkem kui teised ja paljud saladused sellest ajast on ikka veel varjatud, kaitstud nende poolt, kes usuvad, et mõned tõed on liiga ohtlikud avalikustamiseks, liiga valulised meenutamiseks, liiga keerulised seletamiseks. Edgar Savisaar, kes võttis võimu üle Toomelt, sai üheks mõjukaimaks poliitikuks iseseisvuses Eestis, kuid tema karjäär oli täis skandaale, süüdistusi, võitlusi ja lõpuks tema elutee samuti jõudis lõpule ja paljud küsivad, kas see oli juhus või kas see oli seotud sellega, mida ta teadis, mida Toome talle oli öelnud selles salajases kohtumises. Me ei tea ja me ei saa kunagi teada, sest mõlemad mehed on nüüd läinud ja nende saladused on läinud nendega. Teised inimesed, kes olid osa sellest loost, siseringa liikmed, turvamehed, nõunikud on kas lahkunud või vaikivad, mõned neist elasid pikka ja rahulikku elu, teised kogesid keerulisi saatusi, kuid kõik nad kannavad endas mälestusi. Mälestusi ajast, mil ajalugu kirjutati iga päev uuesti, mil iga otsus võis viia kas vabaduseni või katastroofini ja mil nad olid seal, kus ajalugu toimus. Ja mis sai sellest kullast, mis kadus? Mis sai sellest mustast nimekirjast? Mis sai Aleksanderist, sellest salapärasest nõunikust, kes kadus nagu suits? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid, kuid need on küsimused, mis jätkavad kummitamist, mis jätkavad nõudmist vastuseid ja võib-olla ühel päeval, kui arhiivid avanevad täielikult, kui tunnistajad otsustavad rääkida. Kui aeg on muutnud valusad mälestused ajalooks, saame me vastused, kuid võib-olla mitte, võib-olla mõned saladused on mõeldud jääma saladuseks igavesti. Kuid võib-olla kõige olulisem küsimus ei ole see, mis juhtus, vaid miks see juhtus nii, nagu see juhtus, miks Eesti pääses veresaunast, samas kui teised endised Nõukogude Vabariigid ei pääsenud, miks Tallinnas ei olnud tanke, samas kui Vilniuses olid, miks Eesti üleminek oli rahulik, samas kui teiste üleminek oli verine. Kas see oli Toome teeneks? Kas see oli Aleksanderi teeneks? Kas see oli lihtsalt õnn, õige aeg õiges kohas? Või oli see midagi muud, midagi, mida me ei mõista täielikult, võib-olla tõesti oli keegi, kes koordineeris seda kõike, kes tagas, et üleminek oleks rahulik, kes ohverdas mõned inimesed, et päästa tuhandeid, kes mängis pikka mängu, mida me ei näe, sest me oleme liiga lähedal, liiga seotud, liiga emotsionaalsed. Me ei tea ja võib-olla me ei tea kunagi, kuid üks asi on kindel, Indrek Toome oli osa millestki suuremast kui tema ise, ta oli osa ajaloost, mis muutis maailma ja kuigi tema nimi ei ole nii kuulus kui mõned teised, kuigi tema pärand on segane ja vastuoluline, oli tema roll kriitiline, ilma temata võis Eesti lugu olla hoopis teistsugune, tumedam, verisem, traagilisem. Kas see teeb temast kangelase? Või ohvri? Või lihtsalt inimese, kes oli õiges kohas õigel ajal ja tegi parima, mida ta oskas, parima, mida ta suutis, parima, mida ajalugu lubas. Võib-olla see ei ole meie otsustada, võib-olla see on ajaloo otsustada, kuid ajalugu on aeglane kohtunik ja mõnikord, enne kui ajalugu teeb oma otsuse, kaovad tõendid, lahkuvad tunnistajad, unustatakse saladused ja kõik, mis jääb, on küsimused, millele pole vastuseid, küsimused, mis jäävad ripakile, oodates, et keegi ühel päeval leiab viisi neile vastata. Indrek Toome oli mees, kes seisis kahe maailma vahel ja valis tee, mida keegi ei osanud ette näha, tee, mis ei olnud kangelaslik ega ka arglik, vaid lihtsalt inimlik, täis vigu, täis kahtlusi, täis kompromisse, kuid lõpuks tee, mis viis Eesti vabaduseni ilma vereta ja võib-olla see on piisav pärand ühele mehele, mitte olla kangelane, vaid olla see, kes hoidis ust lahti, kuni kangelased said läbi tulla, kes hoidis rahu, kuni rahu muutus võimalikuks, kes kandis koormat, mida keegi teine ei tahtnud kanda ja kes astus kõrvale, kui tema aeg oli möödas, ilma võitluseta, ilma kaebuseta, lihtsalt astus kõrvale. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete.
Meile on oluline teada, kus Indrek Toomet veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde